Tere päevast! Üleöö on saabunud talvised ilmaolud, ka Lõuna-Eestis on praegu selline lumine ja miinuskraadidega ilm. Ja tundub, et lund on kõige rohkem Kesk-Eestis kuni 30 sentimeetrit ja nüüd siis lähemate minutite jooksul siis teeme väikese ülevaate, et mis selle ilmamuutuse tõi, kui kauaks see võib jääda ja kas see läheb kevadeks nüüd tagasi või jääb selline talvine periood mõneks ajaks püsima. Tundub, et praegune lumi on tulnud just nimelt koolivaheaja jaoks, et siis õpilased ja üldse lapsed saaksid natukene ka talve rõõmudest mõnu tunda. Ehk siis nad ei unusta ära seda, et meil ikkagi siin aeg-ajalt ka lund esineb. Aga heidame siis pilgu ilmakaardile, vaatame, kuidas sajualad meile siis lume tõid ja mida siis võib oodata edaspidi, et kas see lumi jääb ainult selleks nädalaks ehk koolivaheajaks või siis jääb ta hoopiski pikemaks ajaks. No ilmakaardi peal on näha, et juba teist päeva järjest on Läänemere kohal üks madalrõhkkond. See on üsna vähe liikuv, tasapisi tulnud Läti rannikule lähemale ja see madalrõhkkond ongi siis toonud meile selle sajuse ilma. Tõsi küll, eile 26. oli veel lõunamaakondades vihm kuni +6 kraadi, näiteks Valgas mõõdeti ligi 6 kraadi sooja ja öösel lumena alanud sadu muutus vihmaks. Aga siiski enamikes kohtades, ka lõunamaakondades, ei ikkagi lumi täiesti sulamata. No lumekaardidel on näha seda ka, et kui veel eilse seisuga oli lund rohkem Kesk- ja Põhja-Eestis, lõuna siis vähem, siis tänaseks on selline lumeraskuskese võib-olla Kesk-Eestis, kus temperatuur püsis kogu aeg miinuspoolel ja kus siis samaaegselt sadas ka lund juurde. Aga Lõuna-Eestisse on lund rohkem tulnud just nimelt tänase jooksul, sest läinud ööl langes ka seal õhutemperatuur miinuspoolele ja üks madalrõhulohk siis toob sinna veel lisalund juurde, kuigi saju hulk ilmselt väga suur ei ole. Aga nüüd edasine ilm on selline, et põhjapoolne kõrrõhkkond, see pole küll väga tugev, aga siiski hoiab ilma kargena ja talvisena. Võib-olla vaatame veel vahepeal siia ka radaripilte, et mismoodi siis see sajuala meile jõudis. Kõigepealt algas sadu 25. õhtul lõuna piirilt ja levis tasapisi põhjakirde suunas ja sadu oli ikkagi lumena põhiliselt. Saartel ja Liivi lahel oli ka märga lund ja vihma. Aga vastu hommikut õhutemperatuur lõuna pool tõusis, sadu muutus vesiseks, läks vähemaks ja põhiline saju raskuskese koondus hommikuks Kesk- ja Põhja-Eesti kohale ja päeval ta siis püsis enam-vähem paigal. 26. õhtuks ei raskuskese lumesajul just nimelt põhjamaakondadesse, seal ka tuiskas ja lisanduv lumehulk ulatus kuskil sinna kuni 10 sentimeetrini. Ja hiljem siis 27. öö jooksul sadu nõrgenes ja muutus selliseks hajusaks, et siin-seal veel natukene lund tuli ja mõne pool tuli veel 27. ehk täna päikegi välja. Ja samal aegselt jõudis siis 27. hommikul lõunapiiril uus lumesadu, see on siis kõige tugevam Kagu-Eestis, kus siis võib-olla prognooside järgi võib kuni 10 sentimeetrit lund veel siin tänase jooksul tulla. Aga homseks see sajuala eemaldub ja ilm on valdavalt sajuta. Nüüd järgmistel päevadel tundub, et külm õhumass, mis on meist eeskätt kirde pool, saab ülekaalu, ehk siis õhutemperatuur on ööpäevaringselt enamikus Eestis miinuspoolel. Õhutemperatuur, päeviti jääb ta kuskil sinna paari miinuskraadi juurde, öösiti, kui on selgimisi, võib olla ka kuni -10 kraadi ja juhul, kui tuul nõrgeneb. Et täna on veel tuul üsna tuntav, aga homseks ta vast nõrgeneb.
Nii et oodatav temperatuur on reedel ja laupäeval päeviti 0–5, öösiti -2–7 ja kui on selgimisi ja tuul on nõrk, siis võib hommikul sisemaal ka -10 kraadi tulla, mis jääb üsna selle talve külmarekordi lähedale. Et jaanuaris, detsembris ei mõõdetud Eestis kordagi -10 kraadi. Nüüd veebruaris, kui oli esimesel nädalal selline külmem ilm, tõsi küll, lund siis väga ei sadanud, siis mõõdeti, kui ma nüüd õigesti mäletan, vist 7. veebruari hommikul Jõhvis -10,8, aga kõikjal mujal Eestis ei ole -10 kraadi piir veel ületatud, nii et võib-olla see nädal veel mõnes kohas juhtub. Aga nüüd edasine ilm on üsna vastuoluline. Kui veel eilse õhtuse seisuga tundus, et pühapäeval läheb ilm uuesti soojaks, vihmaseks, siis praeguseks on olenevalt mudelist edasise ilmu osas väga sellised vastukäivad andmed, et Euroopa mudel näitab seda, et tuleb pühapäeval paaripäevane soojem ilm, sadu muutub vesiseks jälle, lumi hakkab sulama, aga siis külmeneb uuesti ja see praegune lumi ikkagi selle paaripäevase soojaga ära sulada ei jõua. Aga teised mudelid, näiteks Ameerika mudel, see on see GFS näiteks, ja veel mõned teised näitavad seda, et see soojem ilm jääb püsima enam-vähem kogu märtsikuuks. Ja nädalaga peaks see lumi, mis meil nüüd tulnud, maha ära sulama. Kas see nüüd niimoodi ka läheb, ei tea, et praegu ongi täiesti kaks erinevat stsenaariumit, kus siis ühe järgi siis talvine ilm jääb ikkagi võib-olla siin isegi 8 nädalaks püsima, ehk lumi niipea ära ei sula, ja teise järgi pühapäeval alanud soe ilmastik ja siis Atlandi ookeanilt tulev soe õhumass vallutab jälle Eesti ja jääb siis püsima kogu märtsikuuks. No pikaajalised prognoosid nagu Marko Kaasiku 6 kuu prognoos näiteks ja ka NOA 6 kuu prognoos, need näitavad ikkagi väga sooja kevadet, väga sooja märtsikuud, nii et selle järgi võib öelda, et kas õige on siis see NOA prognoos, mis näitab sooja märtsit, ehk siis selle nädalaga peaks praegune talvine ilm lõppema, või siis tuleb esile hoopiski teistsugune variant, ehk siis Euroopa mudel, mis siis näitab täna hommikuse seisuga ikkagi hoopiski talvise ilma jätkumist. Nii et selles osas peaks ikkagi jälgima nüüd igapäevaselt neid jooksvaid prognoose. Ja tegelikult on ka varasematel aastatel seda juhtunud, et jaanuaris ja veebruaris võib-olla ei ole sellist õiget talveilma, aga märtsis ikkagi see lumi tuleb, veebruari lõpus või märtsis, ja jääb mõneks ajaks püsima. Et kui õigesti nüüd on meeles, vist oli kas 2004 või 2005 aasta, vist oli see 2005 aasta, see oli ka jaanuaritormi siis aasta, kui siis 9. jaanuaril oli see tugev torm, mis tõstis Pärnus veetase rekordiliselt kõrgele, et kui nüüd kordub 2005. aasta stsenaarium, siis on tõesti niimoodi, et veebruari lõpp toob talvise ilma ja see jääb peaaegu kuuks ajaks püsima, et siis oli selline olukord. Kuidas praegu? Ei tea, et tänase seisuga ei oska muud öelda, kui jälgime ilmaprognoose ja eks siis näis kumb variant ülekaalu saavutab. Praegusel hetkel on ikkagi peale Euroopa mudeli enamik teisi allikaid ja ilmakaarte sooja versiooni poolt, ehk siis Venemaal on kõrgrõhkkond, meil on siin lõunavool ja see toob juba tasapisi mandri kohal soojenema hakkavat õhku ka siia. Nii et jah, midagi kindlat praegu tänase seisuga öelda ei oska, et jälgige ilmaprognoosi ja kellele praegune lumi vähegi meeldib, siis võtke ikkagi praegusest koolivaheajast viimast ja käige suusatamas, kelgutamas ja kel vastla liug veel tegemata, siis ka need tagantjärgi.